tere õhtust minu poolt. Mul on hea meel ankrumehena see tänane päev kokku võtta ja rääkida siis viimasena tänavavalgustusest, mis on väga energiamahukas nii-öelda toode või teenus või mida siis avaliku sektori organisatsioon saab lihtsa vaevaga enda jaoks odavamaks teha. Nendest võimalustest siis ka räägin. Ehk siis lühidalt tutvustan, millega Enefit saab teil appi tulla ja käime läbi ühe praktilise nii-öelda juhtumi analüüsi, kus kulud on oluliselt vähenenud. Nii, aga Enefiti lähenemine. Võib-olla ma räägin lihtsamast alternatiivist, isegi enne on see võib-olla isegi kontrastsem. Kõige lihtsam vahend valgustuskulusid vähendada on tegelikult viia üle oma vanad naatriumvalgustid, on see siis naatrium või elavhõbeda valgusti, viia see LED-põhiseks. Ehk siis tekib juba sealt mitmekordne kokkuhoid, aga tegelikult ei ole see nii lihtne võib-olla, kui see esmapilgul näib. Ehk siis kui tuua siia juurde võrdlus, siis LED-ide vahetamisega kaasneb paigalduskulu, kaasneb võib-olla hiljem garantiitööd, mis siis valgusti võidakse küll vahetada ära selle tarnija kulul, kuid nii-öelda projekti juhtimise pool ja tööde pool jääb ikkagi selle sama valgustuse tarbija kuludesse. Ehk siis siinkohal on meie lahendus see, et oleme me pakkumas avaliku sektori organisatsioonidele ja omavalitsustele tänavalgustust täisteenusena. Tähendab see siis seda, et kui me nüüd algusest peale selle sisu läbi käime, siis esmalt me kalkuleerime välja, milline on tänane kulu. Me võtame selleks aluseks reaalsed tarbimisandmed, me prognoosime hoolduskulu, juhul kui see on dokumenteeritud, siis me saame selle veelgi täpsemalt aluseks võtta. Ja omalt poolt siis kõrvutame seda sellega, mida me saaksime tegelikult pakkuda täisteenuse raames. Ehk siis täisteenuse endast hõlmab valgustuslahenduse projekteerimist. Ehk siis teeme valgustuse vastavalt D-klassidele, vastavalt vajadusele, vastavalt kliendi ootusele. Uute valgustite paigalduse seadistamine, valgustite seadistamise all peame me siis silmas seda, et kasutame oma valgustite puhul valgustipõhist juhtimist, mis tegelikult veel omakorda vähendab LED-valgusti energiatarvet ja teeb siis meie võrgu nii-öelda paindlikumaks ja säästlikumaks ka keskkonna mõttes. Lisaks kuulub meie täisteenuse sisse ka valgustite võrgutasud, tarbitud energiakulu ja siis sellega kaasnevad võrgutasud. Mis tähendab siis seda, et üldjuhul oleme me pakkunud valgustuse täisteenust 10-aastaseks lepinguperioodiks ja selle vältel sisuliselt saab ka fikseeritud elektri hind teie jaoks, mida on võimalik ka iseseisvalt teha, kuid sealjuures ei ole võimalik fikseerida võrgutasusid. Võrgutasud üks oluline komponent tegelikult tänavalgustuse puhul, sellepärast et tarbimine on suur ja võrgutasud oleme siis viimasel 5 aastal näinud kasvu keskmiselt 7% aastas. Ehk siis nende eest ennast kindlustada ei ole võimalik. Ja viimase komponendina jääme siis selleks lepinguperioodiks valgusteid haldama ja hooldama. See siis tähendab seda, et teostame kõikvõimalikud hooldustööd, garantiitööd ja samal ajal ka juhime valgusteid vastavalt vajadusele. Ehk siis meie võimekus on valgusteid hämardada öiseks ajaks, kus seda reaalset maksimaalset valgustivõimsust vaja ei ole. Minnes siit edasi võib-olla puudutab see enam omavalitsusi. Oleme näinud seda, et omavalitsused on käsile võtnud bussipeatuste valgustamised. Tihtipeale on see oma eesmärgiks võetud siis kas arengukavades või investeeringuplaanides. Siinkohal tegelikult on see kõige odavam ja jätkusuutlikum lahendus just see sama täisteenus. Ehk siis selle sisu me käisime läbi
ja saab seda ka üksikute punktide näol. Samuti, kui on plaanis uuendada teil kogu omavalitsuse valgustusvõrku, siis saame need bussipeatused ka selle projekti käigus valgustada. Ja tegelikult teeb see seda kuutasuga odavamaks. Ehk siis lähtume põhimõttest, et mida rohkem on valgusteid, seda odavamaks muutub ühe valgustipunkti hind. Aga et mitte võib-olla liiga teooriasse kinni jääda, siis võtame ühe väga elulise näite siit, et see on meil hiljuti läbi kalkuleeritud lahendus. Ja annan siis ülevaate. Valgusteid kokku sellel omavalitsusel oli circa 1400, liitumiskilpe seal juures 33. Ehk siis, ja paremat kätt on siis välja toodud kulud, millega iga-aastaselt opereeriti. Ehk siis viimase aasta kulud jaotusid vastavalt energiatarve circa 371 megavatti, mis tähendab siis rahasse panduna 81 500 eurot. All oleme ka toonud siis välja elektri hinna, mille põhjalt see on kalkuleeritud. Ehk siis oleme lähtunud pimeda aja börsi keskmistest hindadest. Hoolduskulu oleme samamoodi prognoosinud vastavalt valgustajate arvule ja mis energiatarbega veel kaasas käib, on CO2 emissioon. Ehk siis, kuna me oleme nii riiklikult ka ühiskonnana üldiselt võtnud oma südameasjaks keskkonnahoiu, siis ka see on oluline number, millele tähelepanu pöörata ja tuleme selle juurde tagasi mõne slaidi pärast. Nüüd vasakul pool alumine tabel tegelikult kuvab reaalseid kulusid, mis on tehtud viimase 3 aasta jooksul selle valgustusvõrgu ülevalpidamiseks. Ehk siis me näeme väga suurt kõikumist aastate lõikes, mis on tingitud siis võib-olla kas suuremate rikete ilmnemise tõttu võivad need olla tingitud börsielektri kõikumise tõttu. Neid faktoreid on mitu ja neid tegelikult ette prognoosida on väga keeruline. Samamoodi, mida on keeruline ette prognoosida. Tänaseks me juba oskame neid faktipõhiselt öelda, aga 3 aastat tagasi võib-olla ei näinud meist keegi seda ette. Ehk siis, nagu Sander esimeses plokis mainis, siis 25. aasta veebruarist hakkame me tegema oma võrgutasude arvel lisarida, milleks on siis reservvõimsust tagamise tasu, mida on siis täna Elering välja öelnud, et see saab olema keskeltläbi 5,5 eurot megavatt-tunni kohta. Ehk siis nende eelmiste numbrite näitel saab see olema sellele omavalitsusele circa 2000 eurot aastas. Ehk siis jällegi kulu, milleta tulevikus ei saa ja ette näha, seda on keeruline. Samamoodi ei tea me kas see 5,5 eurot, kui pikaks ajaks saab see olema kehtiv, et ka seal võime näha tõususid. Ja all on siis need samad võrgutasud, millest me tegelikult ka enne rääkisime, ehk siis nende eest ennast kindlustada ei ole võimalik. Võrgutasudena maksab see sama omavalitsus täna circa 22 000 eurot aastas. Kui me võtame aluseks, et Elektrilevi võrgutasud on viimase 5 aasta jooksul kerkinud keskeltläbi 7% aastas, siis siin liitintressi arvutus annab meile, et 5 aasta pärast oleme me selle numbriga jõudnud juba 31 000 euroni. Ehk siis kulud pidevalt kasvavad, võrk vananeb ja tänu sellele tegelikult ei ole võimalik säästu kuidagi pidi saavutada. Et oleme näinud, et paljud omavalitsused on sellele lähenenud läbi valgustite välja lülitamise pimedaks ajaks, aga tegelikult on see küll mõistetav, aga lõppkokkuvõttes on see meie kõigi turvalisus, mille arvelt me kokkuhoidu teeme. Ehk siis siin veel viimast korda need samad numbrid kõrvuti. Vasakul pool olemasolev võrk ja selle kulud, paremal pool siis Enefiti pakutav lahendus. Keskendumegi võib-olla Enefiti pakutavale poolele. Ehk siis nagu näha olemasolevat koguvõimsust
suudame alla viia circa 3 korda. See siis tuleneb nii-öelda valgustite leedistamisele. Elektri tarbimist veel rohkemal määral, sellepärast et lisaks võimsuse vähenemisel suudame me ka valgusteid juhtida ja seeläbi hoida tarbimise madalamal. Kui me jõuame selle CO2 emissioonini, see number ei ole täna kuidagi pidi käega katsutav, ehk siis me räägime kõik ikkagi mingisugusest kalkuleeritud arvestuslikust numbrist. Ehk siis seda on võib-olla täna raske sellega suhestuda, aga aina enam ja enam hakkame sellega kokku puutuma. Ehk siis Enefiti täisteenuse puhul rakendame me roheelektri energiat. Tähendab seda, et see saab olema Enefiti kulukomponent. Igal juhul teie tänavalgustus tarbib edaspidi roheenergiat ja selle arvestuslik emissiooni maht on 0. Ehk siis vähenemine circa 340 tonni aastas. Et selle kohta on meil tegelikult võimalik anda välja teile sertifikaat või tunnistus, mida siis on võimalik omakorda esitada kas maakondliku või omavalitsuse kliimakava täitmiseks. Ehk siis 2025. aastast saab ka olema omavalitsusüksustele kliimaseadusest tulenevalt kohustused. Kohustused teadupärast on täitmiseks ja siin saamegi tulla appi teile, et neid üheskoos saavutada. Ja siit võib-olla siis selle projektnäite kokkuvõtteks veel, mida siis see konkreetne omavalitsus saavutab. Ta saavutab stabiilse eelarverea, sellepärast et Enefiti teenuse kulu on fikseeritud järgnevaks 10 aastaks. Sõltumatus elektri hinnast läheb see sinna samasse kategooriasse. Ehk siis ei tule sisuliselt enam jälgida, muretseda, milline on tarbimine millisel tunnil, sellepärast et see on puhtalt teenuspakkuja komponent. Keskkonnahoid, me just puudutasime seda poolt. Samamoodi võib-olla siit edasi minnes 10 aastat puudub vajadus hangete korraldamiseks. Ehk siis see puudutab inimressurssi ja fokusseeritust erinevatele tegevustele siis organisatsiooni sees. Et näeme, et tegelikult see on suur pingutus nüüd ressursside jaotamise poolest. Võib-olla üks olulisemaid punkte, mida ma omalt poolt tahan rõhutada siin slaidil on ka see, et see 5. punkt. Ehk siis valgustus põleb ka öisel ajal. Meie valgustuse tavapärane praktika on see, et oleme selle nii-öelda maha timmerdanud või hämardanud siis eesti keeles öeldes 30% öiseks ajaks. Tähendab siis seda, et nimivõimsusest valgusti annab välja endast 30%. See on piisav valgushulk, et tunda ennast turvaliselt ja et liigelda turvaliselt nii palju, kui seda öisel ajal teha vaja on. Samas hoiame me kulus ikka kokku. Ja 6. punktina siis võimalusi kasutada investeerimise vahendeid muus valdkonnas. Tähendab siis seda, et täisteenuse raames me ei eelda kliendilt investeeringu vahendeid, alginvesteeringut, vaid teeme selle ise. Ja teie jaoks jaotub siis, kui me räägime 10-aastasest lepinguperioodist, siis jaotub kulu 120 osamakse vahele. Ehk siis tekib teile igakuine fikseeritud tasu. Siin oleme me välja toonud mõned oma omavalitsuste partnerid, kes juba täna on läinud tänavavalgustusega täisteenuse teed. Ehk siis ja lisaks siia juurde ka haldame me juba viimasel 10 aastal Tallinna tänavavalgustusvõrku, mis moodustab väga suure osa siis kogu Eesti tänavavalgustusvõrgust kokku. Ja viimased 3 punkti käime läbi enne, kui vaatame peale ka küsimustele, mida siis meeles pidada. Vananenud tänavalgustusvõrk on väga energiamahukas ja kallis üleval pidada. Tark valgustusjuhtimissüsteem võimaldab suuremat kokkuhoidu, ehk siis see number, mida protsentuaalselt välja öelda on ligikaudu 30% tegelikult väheneb LED valgustuse kulu veel seda valgustipõhiselt juhtides.
ja julgustan teid kindlasti ühendust võtma, on see siis kas emaili teel või jõuate te päringuvormini QR-koodi teel, ehk siis andke märku, mis seis teil täna omavalitsuses või ka avaliku sektori nii-öelda esindajana hooneportfelli tänavavalgustusega on. Vaatame sinna peale ja teeme omalt poolt kalkulatsioonid teile, et kulusid vähendada. Aitäh, Robert, esitluse eest ja põhjaliku ülevaatusest tänavavalgustuse teemadel. Siin on ka ju tekkinud üks küsimus, et miks me just pakume 10-aastast lepingut? Tegelikult 10 aasta puhul tähendab see siis seda, et peale 10 aastat kuulub see võrk omavalitsusele või sellele kliendile siis. Ehk siis lisainvesteeringut teha ei tule, selleks ajaks on see projekt ennast selles vaates ära tasunud ja saame selle võrgu loovutada siis kliendi bilanssi. Et kas see on võib-olla ka seotud just kõige optimaalsema tasuvusajaga või? Jaa, kindlasti, et sealt see võib-olla välja tulebki, et 10 aasta järel on see investeering ennast ära tasunud. Selge, Robert, sellega on ka meie küsimused tänaseks lõppenud, et suured tänud esitluse eest